Tere tulemast esmaspäevasele kohvipausile. Mul on järjekordselt väga hea meel siin olla, sest et igal esmaspäeval ma tulen siia, et rääkida mõnest teemast, mis puudutab võib-olla mõtteviisi, mis puudutab ettevõtlust, mis puudutab üldse oma asja ajamist virtuaalassistendina, virtuaalse teenuse pakkujana. Nii et tule ja kuula kenasti, tee see väike paus, võta kohvi, tee, vesi ja ela kaasa kommentaariumis. Mina olen Õnnela Seinamets ja tänane teema on hirm õnnestumise ees. Ehk et mul tekkis eelmisel nädalal mõte, et rääkida ka sellisest hirmust, sest tavapäraselt me räägime hirmust ebaõnnestumise ees. Ja kui ma osalesin ühel mentorlusel, siis tõusis ka see päevakorrale paar aastat tagasi. Ja ausalt öeldes mina ei olnud mõelnud selle peale, et ka mingi selline hirm võib olla, et äkki ma õnnestun. Et hirm õnnestumise eest. See tundub esialgu justkui veider, et miks ma peaksin siis kartma seda, kui mul läheb hästi. Aga see on reaalselt ikkagi päris tugev hirm, sest et mõelge, mis siis saab, kui mul läheb hästi. Tööd on rohkem, inimesed märkavad minu tegemisi, mind soovitatakse edasi ja siis mul tekibki tegelikult küsimus, et kas ma olen kõigeks selleks valmis, kui päriselt ka. Et kui ma siiamaani olin harjunud sellega, et ma teen võib-olla siin oma ette justkui väikselt asju, aga siis juhtub see, et minu tööd hakkavad rohkem silma paistma. Inimesed hakkavad minust rääkima, minu teenust soovitatakse edasi ja hakkab tulema muudkui aga päringuid. Ja tegelikult selle nimel me ju kõik töötame, et tuleks neid päringuid, et meid soovitatakse edasi. Ja siin võibki tekkida tegelikult seesama tunne, et oot, mis nüüd saama hakkab? Kas ma päriselt suudan hoida seda taset? Kas ma jaksan seda tööd vastu võtta, ehk et kas ma jaksan päriselt seda tööd teha, kui seda tuleb rohkem? Ning kas ma suudan ka kõigi ootustele vastata? Kunagi ühe laivi kommentaaris oli seoses virtuaalse assistendi kaasamisega üks väga hea kommentaar virtuaalassistendi poolt, et ettevõtjad, see oli siis kommentaar selle peale, kui ettevõtjad ütlesid, et justkui virtuaalassistenti kaasates tuleb tööd juurde ja siis seal kommenteeris virtuaalne assistent tal väga ägedalt, et jah, tulebki tööd juurde sellepärast, et ettevõtja saab kasvada. Ehk et virtuaalne assistent võtab ettevõtjalt mingisugused tööülesanded ära. Et ka see võib olla tegelikult hirm, et ma hakkangi päriselt kasvama. Ka siis ettevõtja poole pealt, kes teeb virtuaalassistendiga koostööd. Ehk mul on päriselt võimalik muutuda suuremaks. Ja siin me tegelikult alateadlikult, alateadlikult me ei saa isegi aru seda, et me hakkame mingeid olukordi pidurdama. Just veel sellised olukorrad, kus mul tuleb rohkem vastutust, kus ma pean olema rohkem nähtav. Ja see ongi see, et see on hoopis hirm edu ees. Ja ega siis õnnestumine ei tähenda alati ainult rohkem kliente või suuremat sissetulekut. Siis tegelikult su roll võib hakata ka muutuma. Sa ei ole enam see lihtsalt asjade ärategija. Sa ikkagi muudad ka iseennast. Sul on vaja teha otsuseid. Sul on vaja seada piire, sest kui sul tuleb ju rohkem töid, siis sa pead hakkama otsustama, kas sa võtad kõik tööd vastu. Mis sind sinu eesmärgile rohkem lähemale viib? Kas sa lased oma piiridest üle astuda? Ehk siis sa pead hakkama valima, kellele jah öelda ja millele ei. Ja see tähendab, et sa tegelikult ei ole enam lihtsalt töötegija. Sa hakkad liikuma ikkagi natukene juba sinna juhi rolli poole. Ja see võib ka tähendada seda, et ühel hetkel sa oledki juht ja sul ongi vaja tiimi laiendada. Ja see on see, et siis sa mõtled, et kas ma ikka päriselt tahan seda. Mulle väga meeldib tegelikult siin võib-olla nokitseda oma asju ja mul on siin 1-2 klienti ja kõik on hästi ja et kas ma ikka tahan. Ja
ja sa ei saagi aru tegelikult, kui sa paned iseendale piduri peale oma tegemistega. Ja võib-olla jätadki siis mõned postitused tegemata, mõtled, ah, mul on klienditöid ja lükkad võib-olla mõned võimalused edasi, mis sulle pakutakse. Ja kui sa oled ka mingeid ideid võib-olla mõelnud, siis need jäävad lihtsalt ootele. Ja siin ei olegi see, et sul on ajapuudus, aga sa võib-olla ei ole päriselt valmis võtma seda uut rolli. Ehk siis sul tekib see hirm õnnestumise eest. Ja nagu ma korraks ka mainisin, et kui sul töömaht kasvab, sind soovitatakse, siis sinu nähtavus kasvab, mis tähendab seda, rohkem inimesi näeb sinu tegevusi, rohkem inimesi jälgivad sinu tööd, rohkem inimesi avaldavad arvamust ja need arvamused ei pruugi olla ainult positiivsed, need võivad olla ka väga ebamugavad. Ja just seesama, et sind märgatakse, mis tähendab, et sa ei saa enam märkamatult tegutseda. Et sa oled ikkagi rohkem pildis võib-olla, kui sa oled harjunud olema. Ja kui sa muutud edukaks, siis tegelikult ka klientide ootused kasvavad. Klientide ootused kasvavad kvaliteedi osas, sinu usaldusväärsusega seoses ja eeldatakse, et sa pead ka oma lubadustest kinni. Noh, need kõik asjad tegelikult käivad ka siis, kui me teeme neid tavalisi asju, kus me teemegi oma väikseid asju ja me võib-olla ei mõtle selle peale, et et ma olen nüüd natukene kasvanud. Aga ikkagi see vastutus suureneb siis, kui sa päriselt ikkagi hakkad õnnestuma. Ja sa isegi endale ootamatult võib-olla jõuad ühel hetkel sellesse kohta, et mõtled, mis nüüd just praegu toimus. Ja ega see, kui sa lähed sammu edasi, ei tähenda, see võib sul tekitada sellise tunde, et ma ei tohi enam eksida, aga see ei tähenda seda, et sa ei tohi eksida. Ikka tuleb eksimusi. See lihtsalt tähendab seda, et sa liigud järgmisele tasemele, õpid uusi asju. Mul endal oli alles hiljuti selline taipamine mõned nädalad tagasi, kus ma olen oma ettevõtet hakanud vaatama hoopis teise pilguga. Ma kõik hinnanud asjad ringi, teinud kalkulatsioone, mõelnud. Ja siis ma sain aru, et ma pole kunagi seda mõelnud. Ja tõesti, teate, on ikkagi väike hirm sees, et sa teed ikkagi korrektuurid. Sa mõtled, kas su ettevõte on jätkusuutlik, et sa ei ole enam see, et mul tuleb natuke raha sisse, natukene läheb välja ja siis sa nagu oled seal rahul, et tegelikkuses ütleme, et süües kasvab ka isu ja ei ole mõistlik ja minu meelest ettevõtjana ei ole ka pointi tegutseda lihtsalt nulli piiril läbi aegade. Ikkagi ettevõtte loomise eesmärk on see, et ka kasumit teenida ja ettevõtet kasvatada. See on vähemalt minu arvamus. Ja see, et sa just liigudki uuele tasemele, õpid uusi asju, see on täiesti okei. Ja kui sul tekivad need mõtted, mis sind tagasi hoiavad, siis ega sa ei ole selles mõttes vale. Sul on lihtsalt vaja aega, et sa suudaksid ja saaksid minna sinna järgmisesse etappi. Sest iga kord, mida rohkem sa kasvad, seda suurem on vastutus. Iga järgmine samm nõuab oluliselt rohkem julgust. Ja iga inimene tegelikult vajab erinevalt aega, et selle muutusega harjuda. Nüüd, kui sa märkad, et sa mingil hetkel tõmbud võib-olla tagasi, kui asjad hakkavad justkui liikuma edasi, mis võiks tähendada sinu jaoks, et see oleks päris hea võimalus, siis küsi endalt, mis mind tegelikult pidurdab? Kas see on see, et ma kardan ebaõnnestuda? Või et mis siis saab, kui meil läheb päriselt hästi? Mul läheb päriselt hästi, mis siis juhtuma hakkab? Ja siis sul ongi võimalus vaadata, mis seal taga päriselt toimub, et kus kohas see hirm tuleb. Ja siis sa saad juba sellega tegutseda. Ja ütlemegi, et ega ettevõtet luues ei ole ju ettevõtlus ainult see, et meil on ainult strateegiad ja me vaatame, millised oskused meil on, vaid väga suur roll on ikkagi see sisemine töö. Mina kogu aeg, mulle meeldib rääkida see, et kas sa oled ettevõtja mõtteviisiga ehk siis lahendustele orienteerutud või sa oled töötaja mõtteviisiga ja pigem näed probleeme
et see on ka hästi oluline ja seesama, et kas sa oled valmis ikkagi ise vastutuse võtma, sest et kui sa oled ikkagi ettevõtja, siis sa pead ise selle raha koju tooma, sa pead kogu aeg mõtlema, kuidas saab paremini. Mida ma veel teen, kuidas ma saan veel rohkem kliente aidata. Ja ma naeran kogu aeg, et ei ole niimoodi, et ma lähen peegli ette ja või tegelikult ma lähen peegli ette ja ütlen, et Õnnela, mis me siis nüüd täna teeme, et järgmine kuu ka saaks assistentidele palgad makstud ja endale natuke palka maksta. Et kogu aeg sa ikkagi mõtled ja genereerid neid ideid ja see on tegelikult juba väga suur samm edasi sellest töötaja mõtteviisist, kus töötajatena tegelikult meil on ju see, et meile antakse tööülesanded ette, me teeme need ära, tööpäev lõpeb, me läheme koju ja me ei mõtle nende asjade peale. Ettevõtjana on see natuke teistmoodi. jah, meil on vabadus valida, millal me tööd teeme, millal me puhkame, aga meil on ka väga suur vastutus selles mõttes ikkagi iseendil. nii et vahel tegelikult tuleb õppida taluma natukene ebakindlust, tuleb taluda ka edu ja kui sa märkad, et sind ikkagi mingi asi pidurdab, kui asjad hakkavad hästi minema, siis ära ole enda suhtes kriitiline. ole endaga leebe ja mõtlegi sellele, et äkki see on nüüd see koht, kus ma olen jõudnud sinnamaani, et teha ära see järgmine samm. Ja sealt edasi, nagu ma olen ka varasemalt rääkinud, ainult samm sammu haaval, me ei pea võtma kohe siuksi hüppega samme, vaid me kasvatame seda ikkagi samm sammu haaval, et mida tugevam on vundament, seda mõnusam on sul ikkagi edaspidi ka toimetada. Vot selline kohvipaus oli ja ma tahan teile tegelikult öelda, et terve see nädal on assistendikooli e-poes soodustus –25%. kasuta siis assistendikool 25 sooduskoodi. sa saad odavamalt baaskursused, alustajate mentorlused ehk siis kõik asjad, mis meil e-poes olemas on sel nädalal sulle 25% soodsamalt. Mõnusat esmaspäeva jätku, mõtle selle peale ja ära karda seda edu. See näitab seda, et sa oled mõnuga kasvanud ja sa oled valmis minema järgmise taseme peale. Tšau!